Kagu Raadio. Valla kultuurielu. Uudised ja lood. Siis õitsesid sirerid Toominga salud, kui meie jaoks olid nad õisi kõik täis. Tänavu täitub 100 aastat Vana-Koiola kooli asutamisest. Armas vilistlane, õpetaja, kooliga seotud inimene. Tule, tähistame koos seda suurejoonelist sündmust 4. juulil algusega kell 3 Vana-Koiola rahvamajas. Kõik aastate tagant nii kaunina näib. Lisainfot saab Facebooki lehelt Vana-Koiola kool või Siretilt telefonil 566 275 84. Tahaksin näha sind kevades veel, kord kohtuda sinuga pargi all veel. Siis õitsesid sirerid Toominga salud, kui meie jaoks olid nad õisi kõik täis. Kas kevadest õnnest või südame valust Leo vallatu hõiskamas pilvedel käis. Kord tahaksin näha sind kevades veel, kord kohtuda sinuga pargi all veel, kord ütelda sulle, et sina vaid tead, ma vooruseks tunnistanud olen su pead. Kord ütelda sulle, et sina vaid tead, on vooruseks saanud su pead. Tere, head Kagu Raadio kuulajad! Kuna suvel toimub üks suurejooneline sündmus, nimelt Vana-Koiola kooli vilistlaste kokkutulek, siis me oleme kogunenud täna siia Kagu Raadio stuudiosse kolmekesi. Minu nimi on Vilve, mina olen Vana-Koiola kooli vilistlane, minuga koos on siin Ulvi, kes on samuti Vana-Koiola kooli vilistlane, ja Siret, kes on olnud Koiola kooli direktor aastatel 2003 kuni 2007. Tere Ulvi ja tere Siret! Tere! Ma ei hakka siin mingit sellist saatejuhi rolli võtma endale, aga ma arvan, et tekitame sellise mõnusa suhtlusringi, et räägime lihtsalt kolmekesi sellest vilistlaste kokkutulekust, anname infot inimestele, kes meid kuulavad, kes on Vana-Koiola koolis kunagi käinud või kuidagi muud moodi selle kooliga seotud olnud, et kas siis õpilasena, õpetajana või siis koolitöötajana. Et Siret, võib-olla sa räägid natukene selle kooli ajaloost. 100 on ikka väga auväärne number. Kool alustas 1926. Lihtsalt nagu ülevaatlikult. Ja vanadest paberitest, mis on siis säilinud, saame me siis teada seda, et Vana-Koiola kool alustas siis tööd endises Vana-Koiola rendimõisa hoones. Ja siis 46. aastal toodi Tilsist kohale üks talumaja, laoti see üles ja siis sai kool juba alustada 7-klassilisena ja töötasigi siis 2 väikeses majas. Kas te teate, mis aastal pandi koolimajja elekter, ehk et kui 26 alustas kool tööd, siis mis aastal võis olla see, kui siis koolimajas esimest korda valgusti põlema pandi? See on küll päris huvitav küsimus, ma ei tea, ma pakun, et mingi 10 aastat hiljem, 20. Kuna elekter nagu tuli üldse elamistesse. No võt, Koiola kooli pandi elekter 1958. aastal. Nii et päris mitukümmend aastat töötati ilma elektrita. Praegustes tingimustes, kuidas see oleks? Vaat ei kujuta ette. Minu isa on ka selles koolis käinud, aga ma isegi ei mäleta nagu isa meenutustest. Elektrist ei ole ta küll vist mitte midagi rääkinud. No võt, ju see polnud siis nii elementaarne asi. Ja kas te teate, kus kohas siis söömas käidi? Kas oli toitlustamist ka? Te olete ka ju mõlemad vilistlased, kus teie sõid? Jaa, mina mäletan küll, et algklassides me ikka kõndisime seal oma 100 meetrit või rohkem sinna bussijaamani ja seal Matsi maja mingi ruum oli, kus oli siis söömine.
Ja sealsamas Mis kõrval ruum see oli ka internaat, eks ju, et need, kes siis kaugemalt käisid, said ka seal internaadis. Ja just, kui mina käisin algklassides, siis see kõik veel toimis. Kui mina käisin koolis, siis me sõimegi seal samas internaadi majas, seal tehti hommikul söök valmis ja lõuna ajal me kõndisime kõik siis järjekorras sinna. Ja siis paremad õpilased said vahepeal siis kokatädile abiks minna, kui keegi oli haigeks jäänud kokatädidest ja siis nad saadeti süüa tegema sinna abiks. Nii et mina sain oma esimese klimbisupi tegemise selgeks seal. Teate, mul meenus praegu selle söömise ja sööklaga üks lugu, mida mul ema rääkis. Ja. Et ema on ka mul ja tädid on mõlemad selle kooli vilistlased, et samamoodi nad käisid seal söömas ja siis oli üks õpetaja, kellel oli hästi palju kuldhambaid suus. Ja tema siis alati, ma ei tea, kas ta siis ei tahtnud neid kuldhambaid kulutada või ta ei saanud nii kiiresti süüa, et alati ta lasi siis lapsed juba ennem ära, et temal läks selle söömisega kaua aega, et siis ta oli kõik niimoodi leivad ilusti väikesteks kuubikuteks lõiganud ja siis sõi neid seal rahulikult, et lapsed said alati enne söönuks. Kas te seda teate, millal valmis kooli söökla sinna kooli juurde? See oli minu koolis käimise ajal äkki, sest seal sööklas ma olen ka söönud. Ma pakun, et mingi 70 või mingi 70? Ei, mingi 72 või? Ei, rohkem ikka. Mina läksin 76 kooli. Ei, muidugi. No, 77. Valmis kooli siis söökla. Siis ma ainult 1 aasta käisingi seal bussipeatuses. Aga kui te nüüd võrdlete seda kaugel söömas käimist ja koolisööklat, kuidas siis? No mugav oli ikka. Ei pidanud jopet selga panema. Aga see kaugele minek oli vahva, sest me läksime lumetuisus, vihmas, tormis, ükskõik mis ilm väljas oli, me pidime minema. Ja kuna seal tee peal sai ka igavesti nalja ju, et seal on niisugune kallak nagu järve poole ja eks nii mõnigi tüdruk või poiss lendas sinna kallaku alla suurde lumehange selle mineku käigus. Ma mäletan seda, et kui keegi vastu tuli, siis kõik ütlesid tere, tere, tere ja siis see vastu tuli ja pidi tervele koolile tere ütlema. See oli tore, jah, tore aeg. Kus kohas teil tööõpetuse tunnid olid? Näiteks poistel ja tüdrukutel? Kui teie omal ajal käisite koolis? Kui mina käisin koolis, siis olid seal järve ääres selles majakeses. Ja, minul olid ka. Ja õpetaja Linda Vana andis seal tööõpetust ja kokandust ka. Ja kas te teate, mis aastal see hoone valmis sai? Mingi 78. Ei, tundub varem. Ikka varem. No ma ei tea. See oli 66. Oi, 1966. Seda ma muidugi ei tea. Ja kas te oskate öelda nüüd seda, kuna sai kool niimoodi selliseks ühiseks suureks majaks? Et alguses oli siis õppetöö ju 2 majas, eks ju, eraldi ja siis ehitati juurdeehitus. Aga räägi, sul on need andmed. Ja muideks veel oli kusagil on kirjutatud ka sellest, et tegelikult vahepeal mõeldi ju seda kooli ehitada üldse Vardjasse. Et sinna isegi tehti see vundament ära, aga millegipärast jäi seal ikkagi pooleli see ehitamine. Ja siis 69. aastal sai valmis see kooli juurdeehitus ja siis sellega seoses tuli siis suur saal ja 3 klassiruumi veel ja riietusruumid ja tualettruumid. No, väga põnev teada saamine, mina ei teadnud seda. Et isegi mingi tee oli seal Vardjakülas selle jaoks ehitatud valmis ja vundament oli valmis saanud, aga millegipärast jäi sinna pooleli. Ja üks asi, ilma milleta ei saa nagu keegi elada, kas te teate, mis aastal toodi koolimajja vesi? Aastaarvu küll ei oska pakkuda, aga ma mäletan... kui teie käisite koolis? No mina mäletan seda jooginõud, mis oli suur tünn ja see oli kraan, kus sai vett lasta joogivett ja all oli solgiämber. Ja sellega seoses mul on üks lugu ka, aga kus see vesi tuli sinna sisse? Sinna toodi ämbriga vett kaevust. Oli ju see pumbaga kaev või see kuidas seda nimetatakse? Ja, aga seda ei vajutatud nupust, eks ju? Ei. Ja kuidas see vesi tuli ikka niimoodi
lapsed käisid, eks ju, seda seal niimoodi seda linki vajutamas ja mina mäletan seda, kui mul ema käis sinna vahepeal koristamas, ma käisin abis seal, et siis samamoodi toodi ämbritega, isegi talvel ju jääkülm on ju, see vesi sinna koolimajja ja siis olid sellised suured keeduspiraalid, ämbrites lasti siis vesi soojaks, et saaks siis põrandaid pesta. Aga vesi tuli koolimajja 1996. aastal, et tegelikult ikkagi mitte ju väga ammu, eks ju. Kusjuures ma mäletan, et seal WC ees ruumides nagu me pesime käsi, aga et seal ei olnud siis tõesti kraanid või? No aga võib-olla olid need, mis on need sellised vajutada, et neid alt üles lükata. Seal oli selline renn jah, et kuhu siis vesi läks, kui me pesime käsi. Kui huvitavad meenutused. No tegelikult siinkohal tahaks öelda, et kui meie kooli vilistlased kuulevad seda saadet, siis saatke enda meenutusi ja toredaid lugusid ka meile Sireti meiliaadressile näiteks. Ütle korra oma meiliaadress. lillemae.siret@gmail.com ja see on ka, meil on kooli Facebooki leht olemas, et need kontaktid on ka kõik seal olemas. Ja võib ka Facebooki kirjutada, et ükskõik kas Siretile, Ulvile, Vilvele, no ühesõnaga need lood me kõik siis räägime seal üle koha peal, aga me tahaks täna ka rääkida teile selliseid oma meenutusi siis või meile mõned inimesed on ka juba rääkinud oma lugusid, et lood on alati need, mis asja põnevaks teevad ja seoses selle sama joogivee nõuga on minul meeles, et meie koolimaja oli, eks ju, ahiküttel on ju ja seal ühe ahju kõrval oli siis joogivee nõu kraaniga, kust sai joogivett lasta, all oli solgiämber ja ma mäletan seda, et see oli juba koolipäeva lõpus, kui üks poiss ajas mind taga, mina jooksin täiel kiirusel nagu tema eest ära, on ju, see jooginõu oli seal nurga taga ja mina tegin sellise jänese haagi ja keerasin nagu järsku tegin täispöörde mujale ja siis tema muidugi villased sokid jalas, mingeid vahetusjalanõusid meil ei olnud, tema ei suutnud seda kurvi välja võtta ja siis ta lendas sinna pikali ja jalgadega vastu solgiämbrit ja siis ma mäletan seda, kuidas ta ei saanud, selle poisi nimi oli Mati, ta oli must aasta noorem, ta ei saanud kohe püsti, ta hakkas seal siblima ja niimoodi käpuli selg ees hakkas sealt solgiämbri juurest eemalduma, aga see solk muudkui tuli ja tuli tema poole. See oli nagu ülinaljakas meenutus, vahest tuleb meelde siiamaani ja mis sellest asjast sai muud midagi, kui me pidime selle põranda sealt ära koristama, aga õnneks jah, ta märjaks ei saanud, et võib-olla ainult suur varvas, aga tore lugu meenutamiseks. Nii, aga räägime edasi, kas sellest kooli ajaloost mingeid tähtsaid aastaarve on veel meenutada? Ei ole. Kas sul on, Siret, ka nendest kooli õpetajatest mingi, võib-olla räägime, et kes siin kooli direktorid on olnud? Kooli kõige esimene direktor oli Alfred Henno, kes oli direktoriks aastatel 1926 kuni 1941. Seejärel oli Leida Värs, Enn Tuuling, Viktor Raidla, Helmut Seeba, Aleksander Johanson, Aksel Polli, Heino Luiga, Mai Silm, Anne Kuusik, siis oli järg minu käes ja seejärel oli siis Anneli Laansalu, kooli kõige viimastel kuudel oli siis Ellen Toova ja kool siis pandi kinni juunis 2010. Väga auväärne seltskond, et ma loodan, et siia kokkutulekule nüüd suvel 4. juulil, mis meil saab olema Vana-Koiola rahvamajas sees ja väljas ka, loodame, et on ilus ilm, et tuleb ka palju endisi õpetajaid ja kui keegi näiteks tahab kas õpetajatest või vilistlastestki sõna võtta, millestki rääkida, midagi meenutada, siis see on väga teretulnud, et tasuks enne muidugi teada anda, et siis me teame nagu seda kava paika settida. Et just eelkõige võib-olla õpetajad oleks tore, kui keegi meenutaks oma ajal olnud aegu. Aga kui sa siin mainisid direktor Aksel Pollit, siis mul jällegi tuli meelde üks lugu, mida rääkis mulle Viiu ja see on praegu vist meie
lugudest, mis meil on saabunud, kõige vanem lugu ja see on aastast 1957. Viiu rääkis mulle, et oli ilus päikeseline hommik, niimoodi kuskil septembri-oktoobrikuus, kui rohi oli veel roheline, kaste oli maas. Ilus hommik ja siis see väike esimese klassi tüdruk Viiu läks kooli poole teele, üksinda. Koolitee viis läbi metsa, aga äkki ta nägi, et metsast tuli välja suur hall koer ja jäi sinna keset teed seisma ja vaatas teda siis, jäi teda nagu üksiti silmitsema. Ja Viiu nägi, et suur koer on tee peal ja muudkui hõikas, et kutsu, kutsu, kutsu. Aga koer lihtsalt istus seal ja ei teinud temast välja ja Viiu ikka kutsu, kutsu, aga lõpuks see loom keeras ringi ja läks metsa tagasi. Ja siis Viiu jõudis kooli ja samal päeval koolidirektor Aksel Polli kutsus kogu koolipere saali kokku, et tal on teada anda üks tähtis teadaanne ja jutt oli sellest, et nii mõnedki inimesed ja ka metsamehed, kes metsa tegid, on näinud metsas hunte. Ja direktor rääkis, et hundid on liikvel ja lapsed ei tohi üksi kooli tulla. Et just need, kes läbi metsa tulevad. Ja pärast seda direktori sõnumit rääkis Viiu oma õpetajale oma hommikuse kooli tuleku loo, kuidas ta suure halli kutsuga kohtus. Tema õpetaja oli õpetaja Senta Tikker ja õpetaja Tikker sai kohe aru, et see ei olnud mingi suur hall kutsu, vaid ikkagi hunt ja pärast koolipäeva saatis õpetaja Senta Tikker Viiu koduni ja rääkis Viiu kodus selle loo ära. Ja edaspidi viidi Viiut kooli jalgratta pakiraamil, nii et üksi ta enam ei käinud. Selline tore lugu jällegi, päris vana lugu aastast 1957. Et kui teil on ka mingeid toredaid lugusid, siis võib-olla haakuvad või lihtsalt midagi. No, minul on kooli minekuga seoses, mulle väga meeldis minu koolitee, eriti kevadisel ajal, kui vesi vulises ja linnud siristasid ja kui palju sai neid porilompe mõõdetud ja käidud seal kas või poolest vööst saadik sees, et ära katsuda, kuidas see vesi ikkagi on. Aga koolitee peal meil möödusime tavaliselt sepikojast, kus töötas sepp. Ja me alati, kui koolist tulime, läksime sealt läbi. Vaatasime, kuidas sepp tööd teeb. Sepp lubas oma lõõtsaga meil proovida tööd teha ja rääkis meiega, et see jäi nagu väga meelde ja väga põnev oli seda kõike vaadata, mida tänapäeva lapsed enam kuskilt näha ei saa. Ja samuti kooli tee peale jäi meil ette ka Lutsari tall, kus olid tol ajal hobused ja need hobused olid ilusad, suursugused loomad ja kui me sealt läksime läbi, siis vaatasime, seal on, et need hobused tahavad kindlasti süüa saada, seal oli suur kast kaeraga ja kui me läksime, siis me söötsime neid hobuseid. Igale ühele sai pandud ikka suur kühvlitäis kaeru sinna, aga lõpuks tabas tallimees ära, et see kaera tünn, see vähenes nii kõvasti, lõpuks saab tühjaks ja siis pani selle lukku, et me ei saanud enam hobustele anda kaera. Tegisite seal täitsa salaja siis? Me käisime tallist läbi, ühest otsast läksime sisse, teisest läksime välja, sest uksed olid lahti kõik. Nii et kõik nägid, et me läksime, aga seda, et jah, siis ei olnud tallimeest kohal, kui me sinna kaeru panime hobustele, nii et sellised ilusad lookesed, mis nagu meelde jäid, et need on väga vahvad. Minul tuleb meelde üks lugu, kui ma käisin eelkoolis ja ema ostis mulle sellise riidekomplekti, et seal olid need peenikesed ribuga velvet püksid ja selline jakk, punast värvi, siuke kärtspunane, küll mulle meeldis see. Ma panin esimest korda need selga, läksin eelkooli, see ma arvan oli sügisene aeg, väga külm ei olnud, võib-olla oli kevad, ma ei mäleta. Igal juhul koolist tulles ma mõtlesin, et teen head ja võtan piimapuki otsast piimanõu ja viin koju. No mul oli seda vedada ikka mingi peaaegu pool kilomeetrit ja mina väikese 6 või 7 aastase lapsena võtsin selle suure 40-liitrise piimanõu, mida ma siis tirisin ja tarisin seal ja kaugele ma taga ei jõudnud, sest ma koperdasin ja kukkusin pikali.
ja ma kukkusin põlvili hobuse sõnniku sisse. Täpselt selle koha leidsin üles ja need püksipõlved enam puhtaks ei läinudki ja mul oli nii kahju ja muidugi ma sain pahandada ka, aga ma tahtsin ju tegelikult kiita saada, et ma selle piimanõu koju viin. No need olid need samad hobused siis, keda Ulvi söötmas käis, jah? Järelikult. Aga nendest pükstest edasi, mul on üks Üllari lugu, mida ta rääkis oma kalossidest. Yeah. Et vaat selline aare tegelikult võib meil veel olla kusagil peidus. Et Üllar rääkis, et kui ta oli väike, siis ta ujuda ei osanud, sest ta elas järvest eemal ja käis siis kooli ja igale poole mujale ka jalgrattaga. Siis talle meeldis hästi sõita selle, nagu on need meeste jalgrattad, need selline üleval toru, eks ju, et sealt toru alt kuidagi sõita. Aga seal järve ääres oli hästi selline järsk perv ja ta siis sõitis oma jalgrattaga sealt uljalt alla, aga kuidagi ei saanud seal enne järve pidama ja siis sõitis järve selle rattaga. Aga ujuda loomulikult ei osanud, aga siis ta kuidagi ukerdas ennast ikkagi, väidetavalt oli seal mingi selline mudasaarekene olnud, kuhu ta siis ennast sinna peale vedas ja siis 2 vanemaklassi poissi tõttasid talle appi, tirisid ta sealt välja, aga mis Üllar ära kaotas, mis te arvate? Püksid. Ei kaotanud püksid, täiesti uued kalossid. Ja need kalossid võivad olla tänase päevani seal Koiola järves, nii et kui keegi nagu tahab minna otsima aaret, siis võib-olla leiab üles Üllari kalossid. Et need on seal järve põhjas tõenäoliselt tänase päevani ja ema ei saanudki sellest teada. Meie koolimaja oli ikka imelise koha peal, mäe otsas, ilusa pargiga, mäe all järv, no imeline. Järvega seoses mul tuleb meelde üks lugu, no siis olid ilmad juba soojemad, mitte et me külmemal ajal seal järve ääres poleks käinud, eks ju. Nii kui see jää ära läks, meid ikka tõmbas sinna järve poole, aga ega meid ei lubatud ju sinna minna. Aga peale kooli, vahetundide ajal ei lubatud, aga pärast kooli siis ei saanud ju keegi keelata. Aga ma mäletan, et vesi oli juba nii palju soe, ehk see oli siis suve poole, et sai ujumas käia ja väga palju lapsi oli pärast kooli seal ujumas. Ja mäletan seda, et silla peal oli lausa järjekord nagu vette hüppajatest. Mina olin siis mingi 1. klassi laps ja mina ei tohtinud ilma vanema õeta sinna minna, aga mul oli vanem õde kaasas. Ja tahtsin ka hüppata silla pealt vette, ootasin järjekorras, kuni see vesi nagu lastest puhtaks läheks, et mahuks hüppama, sest vesi oli tõesti lapsi täis. Ja võtsin siis ühe käega ninast kinni, sirutasin ennast hästi sirgeks, et hüppan tikku ja hüppasin silla pealt sirgelt vette ja ei läinudki vee alla, jäin vee peale. Nagu Jeesus, kes kõnnib vee peal, eks ju. Aga tegelikkuses oli see, et üks 8. klassi poiss oli just vette hüpanud ja tegi seal korki ja täpselt see moment tema tõusis nagu pinnale ja temal oli suur lai selg ja mina täpselt maandusin tema selja peal, on ju. Et kes seal silla peal seda nägemas olid, no need said ikka kõvasti naerda sellest loost. Et järvega seoses tuleb veel kellegil mingeid lugusid või üldse selle kooli ümbruse või väljas olemisega? Mina mäletan vastlapäevi, mis meil alati koolis peeti, et kui see talv seal oli, siis olid ka hobused ja olid ka reed seal, millega sõideti. Ja siis vastlapäevaks toodi sealt suur regi välja ja sõideti sealt Lutsari mäest alla sinna järve peale. Ja sinna ree peale mahtus ikka hästi palju lapsi. Nii et neid sõitusid oli hästi palju ja nii lõbus oli ja pärast saime kõik kuuma teed ja vastlakuklit, see oli nii vahva. Nii tore meenutus. No võt, vastlapäevast edasi sobib kohe üks Einari ja Meelise lugu, mis nad mulle rääkisid. Et oli ära keelatud sinna koolimaja ette, et ei tohi seal liugu lasta ja mingit liuväljakut, midagi sinna ukse ette teha ei tohi, et libe ja libisevad aga poisid ikka leidsid selle võimaluse talvel, kandsid sinna vett ja tegid oma liuväljaku. Ja siis Einar läks ja kogemata kuidagi libises seal ja kukkus oma silma siniseks.
ja siis Ilmar Padrasson, kellest ilmselt teil kõigil on mingeid lugusid veel rääkida, selline legendaarne muusikaõpetaja, see oli siis sinna Einari juurde läinud ja hirmus kuri ja siis oli ütlenud, et ta võtab siis nüüd suure pika nööri ja kuna oli kohe niimoodi või siis olid näärid, nääri aeg tulemas, et kultuurimajas peeti siis nääripidu ja siis ta oli öelnud, et sina, Einar, lähed nüüd sinna kuuse juurde, me riputame su sinna kuuse külge kuuse ehteks selle nöörikesega, et sul on silm nii sinine, et see sobib täpselt kuuse ehteks kohe. Meil on saatnud ühe loo veel Kalli, tema kirjutab meile niimoodi, et tol ajal, kui meie koolis käisime, siis olid emadel sellised peened läbipaistvad rätikud, neid kutsuti gaasirätid, uhked kuldjooned kõik sees ja puha. Ja Kallil oli see vaja muidugi kooli kaasa võtta. Ma mäletan, et mul endal oli ka see kaasas, ma ei tea, kas siis ema või õe oma, aga igatahes meile meeldis neid lennutada ja tuulega need imehästi lendasid. Ja Kalli meenutusest siis see, et me läksime kooli söökla taha ja muidugi see tuul viis selle räti väga ilusasti sinna kuskile suure puu otsa. Ja enam meie seda kätte ei saanud. Et ega ema ei oleks ka sellest vaimustuses olnud, et ta lubas ju selle Kallil kaela panna, mitte puu otsa lennutada. Aga kes osutus päästeingliks siis, kes ronis puu otsa ja selle räti sealt alla tõi? See oli meie klassi Taimar. Vot selline lugu oli jälle riietusest. Need riietusega lugu tuleb mulle ka meelde üks, kas ma olin siis, ma ei tea, kas 5.–6. klassis, kui tulid moodi need hästi laiad püksid ja siis olid ikka kõigil need moodsad püksid jalas, aga minul ei olnud. Mina käisin seelikuga ja siis, kui ma sain oma esimesed laiad alt laienevad püksid, siis ma olin nii uhke, panin need jalga, läksin kooli ja siis olin kohe, mõtlesin, et nüüd kõik tulevad ja näevad, kui ilusad püksid mul jalas on ja siis tuli vastu üks vanema klassi poiss ja ütles, no kost sa langevarju sait. Ja siis oli minu hea meel kõik läinud. Kas see oli siis ainukeseks korraks nende pükste kandmisel? Ei, ikka kandsin edasi, aga see, et minu esimene hea meel läks nagu kohe allapoole. Tõmbas motivatsiooni maha. Mul on jällegi üks lugu ka peakattega seoses. Nende riietega ikka juhtus igasuguseid asju. Et meie kooli ajal pidime ju tegema neid ÜKT-tunde, mis oli ühiskondlik kasulik töö siis. Ma ei mäleta enam seda normi, mis pidi tegema, aga iga laps pidi neid tunde tegema. Kuna meie kool oli ahiküttega, siis tihti peale käis meil üks puu tegemine seal. Ja ka seekord siis oli niimoodi, et suuremate klasside tugevamad õpilased siis lõhkusid suuri puupakke kirvega ja väiksemad siis ladusid riita. Oligi siis ükskord selline töö käsil. Ma ei mäleta, mitmendas klassis ma täpselt olin. Ma arvan, et see võis olla 5. klassis. Et meie väiksemad siis ronisime sinna puukuuri kõrgemale riida otsa ja all olid siis, kes kirvega puid lõhkusid, olid üks, ma arvan, kooli kõige tugevam ja kõige töökam tüdruk oli Külli ja siis üks noormees, kelle nimi oli Kaino. Ja siis tehti väiksematest lastest siis selline kett, kes andsid puuhalge kätte ja et need puuhalud sinna üles katuse alla riita jõuaksid. Mina aga, kui ma sinna üles hakkasin ronima, siis mõtlesin, et mul oli barett peas. Barett oli väga moodne asi sellel ajal. Ja ma mõtlesin, et seal hakkab kindlasti palav, et ma selle mütsiga sinna ei lähe ja toppisin selle baretti siis sinna puukuuri seina sellise põikpuu vahele sinna lihtsalt niimoodi, et pärast võtan ära ja panen jälle pähe. Ja ronisin ise üles sinna, aga muidugi seal töö käigus siis ikkagi tuli ka vahele sellised nalja ja jutupausid ja mil töö nagu seisma jäi ja väiksemad õpilased siis suu ammuli nagu kuulasid, mis suuremad õpilased räägivad ja jube põnev oli. Ja Kaino oli tookord siis eriti hoos. Ta viskas nalja ja samal ajal siis hakkas oma kirvega seal vehkima ja toksis kirvega lihtsalt seda põikpuud seal selle puukuuri seina
kõik puud on ja mina vaatasin seda ülevalt ja hoidsin hinge kinni, et jumala pärast ei lööks sinna minu bareti sisse selle kirvega. Ja ei saanudki ma kaua mõelda selle peale, loomulikult see kirvehoob tabas ka seda baretti seal ja mitte 1 kord, vaid 2, 3, 4 korda. Ja siis Kaino vaatas, et mis kalts või narts see siin on, võttis selle sealt, siis tõmbas sealt vahelt välja ja siis tegi lahti ja pistis oma käe sinna sisse, see barett oli nagu sõelapõhi seal ja siis oli eriti naljakas kõigile, et issad jumal, et kelle müts see on ju. Keegi midagi ei öelnud ja mina ei julgenud ka öelda, et see oli tegelikult mul jällegi õemüts nagu, ma mõtlesin kogu aeg, et mis nüüd kodus saab, et kuidas ma selle teate nagu edasi annan ja ma ei öelnudki, et see minu oma oli. Ma läksin koju ja kodus pidin ma muidugi tunnistama, et seda baretti, millega ma hommikul kooli läksin, enam ei ole. Midagi ei olnud teha. Aga kas te seda mäletate, et on ju ahikütte oli, ma ei tea, mitu neid ahjusid seal koolis oli, mingi 5, 6. Palju oli, sellepärast, et see pikk koridor oli ahjudega ja siis veel selles teises otsas ahjud, et neid ikka oli seal 10 kindlasti. Ja need ikka kogu aeg ja kooli lõpuni oli ju ahikütte, et ega ei olnudki mingit sellist luksust. Ja, mõtle, mis tööd pidi see kooli... Ei, lõpus tuli ikkagi maakütte. Aga ahjudega seoses mul tuleb meelde, et kui need ahjud küdesid seal vahetunni ajal, me tahtsime hirmsasti olla nagu seal ahju juures, sest seal oli soe, aga muidu koridori peal oli suht külm ja ka lapsed pidid ju kõndima, jalutama ringi ratast seal koridoris. Ja siis, kui õpetaja ei näinud, siis ikka kõik jällegi otsisid mingi ahju endale, toetasid seljaga vastu ahju, see oli nagu kõige parem koht üldse. Ja siis tuli õpetaja ja ütles, ei tohi ahju ääres seista, ajas kõiki meid ära, ikka pidime jalutama. Aga küll ma mäletan seda, et see korrapidaja õpetaja ise tahtis seista seal seljaga vastu ahju, aga teda ei ajanud keegi ära. Võt sellised ajad olid. Ja need ahjud olid ju lastel head selleks, et sööklast võeti ju leiba salaja kaasa ja siis pandi sinna ahju otsa kuivama. Ja see oli nagu kõige parem maiustus üldse. No võt, tänapäeva lapsed kuulavad, siis mõtlevad, et mis ajastul te elasite. Ratika peale kuivama panna. Mul tuli ka meelde seoses nende ahjudega. Üks ahi oli ju seal kohe riidehoiu kõrval seal, kus see vee tüngi seisis. Ükskord hakkasin koolist koju minema ja minu saapaid ei olnud mitte kuskil, mida jalga panna. Otsisime, üks poiss siis hõikas, et kuule vaata sinna ahju otsa. Ja need saapad olidki ahju otsas ja mina neid kätte ei saanud. Siis lõpuks pika arutelu peale siis keegi läks ja võttis üks poiss ronis siis tooli peale ja sealt tooli seljatoe peale ja siis sai kuidagi ulatatud siis sinna need saapad kätte ja sai mulle need saapad antud. Aga kes need sinna viskas, seda ma ei tea siiamaani. Aga kätte ma nad sai. Ja ma mäletan ka sinna ahju otsa on ikka väga palju asju lennanud kooli ajal. Aga ma tean ka seda, et sinul oli see, nii nagu minulgi oli see solgipang üheks naljakohaks, siis sinul oli see ka, praegu võib naerda, aga siis oli see vist tõsine asi, et mis sul selle solgipangega juhtus? See oli ka üks selline sündmus, et hakkan ma, eks neid koolis neid igasuguseid ninanipse ja vempe visati ja ikka olid tüdrukud need, kes vahepeal ikka kannatasid selle pärast. Lähen jälle koju minema, et panen riidesse ja koolikott pandi siis sinna ukse kõrvale seniks, kuni riidehoius mantli läksid otsid. Tulen välja, vaatan, kotti ei ole. Hakkan siis otsima igalt poolt ja siis silmad läksid sinna veenõu juurde solgipange peale. Seal oli minu kott siis ilusti vajutatud sinna solgipange sisse. Mul ei jäänud muud üle, kui see sealt välja võtta ja siis niristasin selle vee välja, laotasin kõik need raamatud ja asjad, mis seal olid laiali ja need olid ikka päris hästi kannatada saanud. Tegelikult on see ikka õudne. Kaugel, nii kaugel see aeg, koolipeod, elude algus. Tüdrukud seisavad reas,
alati kõigel on algus. Seisavad ise ei tea, ootus ja lootus see algus. Hingeke väriseb sees, kas tulevad sammude poole. Poisid seal teisel pool saali, paarkümmend sammu vaid kaugel. Saatus siin sammud meil seob, keerutab kokku me rajab. Läheks vaid elus kõik nii, tantseldes kergelt kui algus. Aga kuidas teile tundub, et kui te käisite koolis, et nüüd ju praegu räägitakse väga palju sellisest koolikiusamisest ja et kas siis oli selliseid asju, et kui sa ütled, et sinu kott oli seal solgipangis, on ju, et kas see oli nagu meelega sinna tehtud sinu kiusamiseks või kuidas teile tundus, kas üldse nagu lapsed olid üksteise vastu nagu õelad või... Tänapäeval oleks see kindlasti kooli kiusamine ja seda võib-olla tehakse nagu pahatahtlikult, aga ma arvan, et tollel ajal oli see pigem nagu nali oli, jah. Keegi tahtis nalja teha, ta ei mõelnud, et nagu selle tagajärgede peale. Ja ega mina ka ei võtnud seda niimoodi, et keegi kiusas mind, vaid et keegi tegi nalja. Aga nali oli selline, midagi polnud teha. Minu tüdrukud, vanemad tüdrukud, mõlemad on ka Koiola koolis käinud ja ka mõlemad räägivad sellest, et tegelikult kui hea oli sellises väikses koolis õppida, et kõik tundsid üksteist, kõik olid sõbralikud ja just mis nemad ka nagu välja tõid, oli see, et vahetunnis, siis ei olnudki neid telefoni ja niimoodi ja mingit internetti, et kõik ootasid seda vahetundi, millal saaks minna välja rahvastepalli mängima ja kõik nagu mängisid ja suhtlesid koos, et tänapäeval nagu ei saa sellist koolielu enam niimoodi võrrelda, kuigi see ei olnud ka mingisugunegi sajandeid tagasi, eks ju, aga lihtsalt aeg on nii kiiresti edasi läinud. Ja kooli õue peal oli ikka kummikeks ja muidu keks ja igasugused sellised mängud olid ka ikka väga tore. Aga sina, Siret, kui sa olid koolidirektor 2003 kuni 2007, mis siis sellel ajal oli teistmoodi? Kas siis ei tehtud mingeid selliseid süütuid nalju? Mina ka ei mäleta sellist, et lapsed oleks nagu üksteise vastu pahatahtlikud olnud, et pigem oligi, tehti mingeid nalju, aga üldjuhul minu meelest said kõik ikka väga hästi omavahel läbi, aga tollel ajal me käisime hästi palju lastega igal pool ekskursioonidel, et kirjutasin projekte ja siis kõikvõimalikesse kohtadesse sõitsime ja käisime, et nüüd ka, kui saame nende oma endiste õpilastega kokku, siis nad nagu seda väga hindavad, et selliseid võimalusi suurtes koolides neil lihtsalt ei olnud. Et kui ka tänapäeval tehakse neid maakoole võib-olla natukene maha, et sa ei saa sealt mingit haridust ja mida kõike, et tegelikult see ikka päris niimoodi ei ole, et maakoolist, minu meelest te kõik olete jõudnud kaugele ja ei ole üldse nagu olnud mingit probleemi, et Vana-Koiola kooli lõpetanud või siin teised, et mingi maakooli lõpetanud. Väikses koolis oli tore, sõbralik ja väga mõnus seltskond. Ja kuigi, ütleme, osadest õpetajatest ju räägiti, et oi, kui kuri ja kardeti, aga tegelikult õpetajaid austati ja ütleme, pigem nüüd tagantjärgi ju mõeldakse seda, et need õpetajad olid tegelikult ikkagi hinnatud, sest kord oli majas, õpilased said ikkagi oma teadmised kätte, et kahjuks tänapäeval ei ole enam niimoodi, et õpetaja väga austatud oleks. On teil õpetajatega seoses ka mingeid lugusid meenutada? Minul on jällegi Meelis ja Einar rääkisid oma lugu, et kui Arvo Sarapuu oli seal õppe- ja majandusjuhataja, et siis tema muretses koolile sellise auto nagu Kass 51. Aga see ei olnud vist nagu kõige korralikum auto, aga kõik asjad said aetud, sest tollel ajal ju
kooli ju söök toodi, mitte ei tellitud kusagilt, ma ei tea, poodidest nagu praegu, vaid kolhoosist tulid kartulid, minu teada isegi ju lapsed käisid neid seal ise korjamas, eks ju, liha tuli ka sealt sigalast, et kõik asjad oli ikka selline kohalik. Ja siis selle sama autoga siis Arvo varustas seda kooli ja siis, kui talvel oli üle -10, siis see auto ei käivitunud, vaid tal oli see vänt seal ees niimoodi ja siis oli õpilane Aavo, kes siis juba teadis oma ülesannet, et kui oli külm ja auto käima ei läinud, siis tema pidi minema seda väntama. Ja kõik teised muidugi, mitte see, et minna sinna appi, sest seda olevat olnud ikkagi suhteliselt raske vändata, nemad siis vaatasid niimoodi akna pealt ja siis kommenteerisid, et kas see ikka õnnestub või ei õnnestu, aga üldjuhul saadi ikka see auto käima. Ja nendest võib-olla nendest transpordivahenditest veel, et siis käidi ekskursioonidel nende vanade Tartu autokatseremondi-tehase bussidega. Teie olete nendega käinud ekskursioonil või? Jaa, mina mäletan, kui ma olin 4. klassis ja oli kooli ekskursioon, mitte klassi, vaid kooli, see oli Leningradi ja mina sõitsin sinna, kuna buss oli nii lapsi täis, siis mina istusin kohvri otsas vahekäigus. Ja just jällegi, Meelis rääkis seda, et samamoodi, et seal oli vist, bussis oligi mingi 25 kohta, aga kõik oli vaja ju peale mahutata, siis toodi sööklast pingid või need taburetid sellised, pandi sinna vahekäiku ja üle 50 lapse siis topiti sinna bussi ja sõit läks ükskõik kuhu, et need üle 50 väga kiirust ei võtnud, aga kõik reisid said ära tehtud. Ja ei olnud mingit probleemi, eks ju. Ja siis rääkisid nad mulle seda ka veel, et kuidas kunagi Leetu läksid reisile ja siis ma ei tea, kas siis Leedus või enne seda kusagil tee peal tuli siis sellel bussil tagasild alt ära. Aga ega see siis seda reisi ei seganud, et lapsed magasid seal samas metsas telkides, see buss veeti sinna lähedale kuhugi töökotta, keevitati öösel ära ja siis läks reis edasi niimoodi, et ühesõnaga miski ei tulnud mingit asendusbussi, ei mitte midagi, et midagi pooleli ei jäänud. Kõik sai ära tehtud. Praegu mõtlen, et me ei ole ju ometi nii vanad inimesed, aga kui neid lugusid räägime või kuulame siin, siis selline tunne on, et me oleme mingid mammutid. Kui oma lastele räägid, siis nad ütlevad, et see ei ole võimalik. Et kuidas see on võimalik, eks ju, et niimoodi sai käia. Ei olnud vaata selliseid nõudeid ja kõiki. Ajad olid teised. Ja, Ulvi, ma tean, et sinul on ka üks õpetajaga seotud lugu vist klassikaaslase kohta. Neid õpetajatega lugusid on ikkagi palju, et ka need, mis mind ennast puudutavad ja need, kes teisi puudutavad. Ma räägiks ühe loo Ilmar Padrassonist. Tema oli meil laulmisõpetaja ja muusikaõpetaja. Ma olen väga tänulik talle, et ta viitsis ja tegeles lastega hästi palju. Ta pani nad laulma, õpetas meile pillimängu, nii et kui ma läksin Põlva keskkooli, Vana-Koiola 8-klassilisest koolist, siis seal küsiti mu käest, et kas sa oled muusikakooli lõpetanud või? Et järelikult see juba nagu oli hinnang sellele, missugune oli see haridus, muusikaharidus, mis Ilmar Padrasson meile andis. Aga ta oli ka selline õpetaja, keda nagu kõik kuulasid, ka poisid kuulasid teda, ta kuidagi, ta ei pannud kellegile kätt külge ega ei räusanud ega ei karjunud, vaid ta rääkis rahulikult ja oma sõnadega ja ta pani kõik poisid paika, kes aga vähegi sõnakuulmatud olid. Meil oli selline kord koolis, et ei tohtinud tunni ajal midagi süüa. Näiteks mõnel oli võib-olla mõni kompek kaasas, et kommi suhu panna, siis mina mäletan, et Viljar oli see, kes meil kommi lutsutas laulmistunni ajal. Ja siis õpetaja Ilmar Padrasson ütles, et ole hea, Viljar, mine sinna nurka, sinna ahju ja ahju juures kõrval oli seal prügikast ja siis nurk, kus see prügikast oli, ja ütles, et seisa sinna näoga seina poole, nurga poole ja söö oma komm lõpuni. Kui kommi oled ära söönud, siis mine istu kohale tagasi. Viljar läks siis sinna nurga poole ja jäi sinna seisma, aga Ilmar tasakesi hiilis tal selja tagant ligi ja pani 2 kätt ilusti kummaltki poolt talle põse peale, niimoodi vajutas natukene. Ja lupsti läks see kompek prügikasti ja oligi kõik lahendatud. Viljar sai kohale istuda ja
ja kommi enam ei söönud. Vajutas põski ja komm hüppas välja. Jah, et ta väga niisugune lahedalt lahendas neid igasuguseid probleeme üles, mis olid, ette tulid, et väga vahva. Ja tundub, et ta on selline nagu legendaarne õpetaja, et mina olen ka oma kodus oma emalt ja tädilt kuulnud tema kohta, et tädi oli mul selline siis, kes ma ei tea siis, ta oligi selline nõudlik aga vaata, kuidas laps nagu tõlgendab seda, et kas ta on kuri või ei ole, eks tegelikult ta ei olnud ilmselt kuri, vaid ta oligi ju nõudlik, et vähemalt minu tädi jäi nädalas 2 korda haigeks, kui oli muusikatund, et ta nii kartis seda tundi lihtsalt. Ja siis teine tädi, tema oli siis nagu vanem või tal õde, siis see siis viis teda ikkagi tegelikult käe kõrval vahepeal sinna tundi, sest tema kartis sinna tundi minna. Jah, ta oli suur ja siukene tundus range õpetaja. Mina olin siis nii väike, ta küll andis mulle ka tundi. Ma kogu aeg ootasin seda aega, et kuna mina saan ka hakata akordionit õppima, sest mu vanemad õed õppisid Ilmar Patrassoni juures, aga sellel ajal, kui mina sinna jõudsin, siis tema kahjuks siit ilmast lahkus, nii et minul jäi see mäng õppimata. Jah, aga kui sa siin vahepeal meenutasid Arvo Sarapuud ja tema kurikuulsat autot, siis õpetaja Arvo Sarapuu tuli meie kooli siis, kui mina käisin 7. klassis ja küll tema oli üks tore õpetaja. Ma mõtlen praegu, kui minu laps õpib füüsikat, siis see on üks kõige hullem aine, aga sellel ajal, kui tuli Arvo Sarapuu meie kooli, siis füüsika sai paugu pealt minu lemmik õppeaineks, sest see, millise innu ja entusiasmiga tema seda ainet andis, see on, ma ei tea, sõnul seletamatu. Füüsika oli mu lemmiktund ja mul oli see 5. Mina olen oma kodus täpselt seda sama juttu kuulnud, et Arvo Sarapuu tunnid olid hästi huvitavad, et füüsika oli väga huvitav. Pluss ta oli nii aktiivne õpetaja, ta korraldas meile suusa orienteerumisi metsas talvel. Tegime lõket, suusatasime, pärast jõime teed, ainult positiivsed mälestused. Ja tema abikaasa Riina andis meile tantsutrenni ja see oli ka hästi vahva, sest meil enne sellist tantsutrenni ei olnud ja siis me saime esineda nende tantsudega siis jõulupidudel, et väga, väga toredad meenutused. Jah, nagu värske veri tuli kooli, et hästi-hästi mõnus. Kuigi mul on oma esimesest õpetajast ka väga head mälestused, et tema oli Maisilm, ta oli väga range, aga tagantjärgi on nii tore meenutada, et tegelikult kõik õpetajad on armsad. Ja ma mäletan oma esimest koolipäeva, mitte kui ma läksin esimesse klassi, vaid kui ma läksin eelkooli esimest korda, siis meie klassis oli üks tüdruk Marika, kes tuli koolivormis, koolivormis, tal oli valge pluus ja siis see sinine vest ja sinine seelik ja ta istus õpetaja laua vastas esimeses pingis, ta käed olid niimoodi laiali ja ma mõtlesin, ossa kui ilus tüdruk, tal on koolivorm, küll mina tahtsin tema kõrvale istuda, tal olid ilusad pikad patsid, punupatsid ja ma mõtlesin, et ma nii tahan tema kõrvale istuda ja siis õpetaja pani mu hoopiski teise pinki, Kalli kõrvale ja mina ikka igatsesin Marika kõrvale, aga ma pean ütlema, et Kalliga me saime suurteks sõpradeks, meil oli pool kooliteed oli ühine, meil sai igasuguseid nalju seal koolitee peal ja see kojuminek kestis ikka tunde ja Kalli on siiamaani minu üks suurimaid sõbrannasid, nii et sõprust 50 aastaks siiamaani on jätkunud ja jätkub ka edaspidi. Mina räägiks ka veel natukene, kui sa juba alustasid juttu Maisilmast, et tema oli minu klassijuhataja. Minu klassijuhataja oli esimene õpetaja Siiri Vall ja ma olen väga tänulik talle, et ta on õpetanud mind lugema ja kirjutama. Aga Maisilmaga seoses on mul selline lugu, et mina käisin eelkoolis ja eelkooli läksin ma alati mingil kindlal nädalapäeval, ma ei mäleta, mis see oli, aga koos oma õega, sest tema käis juba koolis siis. Ja tundide ajal pidin ma siis istuma temaga koos seal samas klassis, kus tema õppis, sest eelkool oli siis, ma ei mäletagi, kas ta oli siis tund aega peale kooli vist, kui nendel tunnid ära lõppesid ja mina istusin siis Hille kõrval pingis
oma õe kõrval ja vaatasin, kuidas temal läheb siis. Ja õpetaja siis kontrollis vihikuid, mis oli tehtud, tol ajal kirjutati ju tindiga, sulepea ja tindiga. Ja kui sa sinna mingisuguse tindipleki said, siis seda sa enam mitte millegiga sealt ära ei eemaldanud. Ja kodus oli Hille teinud ülesannet ja sinna kogemata ühe tindipleki saanud sinna vihikusse eesti keele tunnis. Ta oli proovinud küll kodus seda ära kustutada ja hõõruda, aga sinna tekkis ainult auk sinna vihikusse. Ja õpetaja siis tunni ajal vaatas seda vihikut ja ütles ja pahandas Hillega, et kuidas sa siis niimoodi, et sa siis niimoodi ilusti kirjutatud ja siis küsib minu käest, et Ulvi, ega sina küll niimoodi kirjutama ei hakka ja tegema ei hakka. Mina ütlesin, ei, mitte kunagi. Ja kui mina hakkasin ükskord kooli läksin ja tindiga kirjutama, siis minu vihikud olid küll veel hullemad. Nii tore. Mina võiks rääkida veel vana Miraldast. Minule oli tema väga suur eeskuju ja väga hea õpetaja. Ta pani täpselt samamoodi, pani kõik ennast kuulama, et tal ei olnud vaja isegi mitte pahandada kellegi peale, kui keegi midagi ulakust tegi või ei kuulanud sõna mõni laps, siis tema oli see, kes ka oma sõnadega oskas ilusti ja väärikalt öelda sellele lapsele ja oligi kõik korras. Aga ta õpetas meile geograafiat ja keemiat ja geograafiatunnid mulle väga meeldisid, kuna ta oli hästi palju lugenud. Ta oli lugenud neid seiklusjutte maalt ja merelt, ta alati kõik geograafiatunnid olid täis tipitud neid seiklusi, mida kunagi maade avastajad olid kogenud ja läbi elanud ja see oli nii põnev, mis pani mind ka pärast hiljem neid raamatuid lugema, et ma olen täitsa tänulik kohe talle selle eest. Ja loomulikult need tunnid olid huvitavad ja õppetükid said omandatud tänu sellele. Tegelikult kõik õpetajad, kes Vana-Koiala koolis on õpetanud, on olnud väga hingega oma asja juures ja ikkagi lastele teadmised edasi andnud ja me tõesti meenutame kõiki neid suure tänutundega, et mina elasin sellises kohas, mul olid kõik naabrid olid õpetajad ja ei olnud nagu sellist asja, et ma neid kardaksin või kuidagi, et ma kuidagi teistmoodi peaksin elama, et mu naaber on õpetaja. Ja vahest läksime koos kooligi, kui saime koolitee peal kokku või siis tulime koos koolist. No see oli küll see, et pigem ma tahtsin ikkagi sõbrannaga koolist tulla kui õpetajaga, vahel lihtsalt juhtus nii. Aga õpetajaga said kindlasti kiiremini koolist Absoluutselt, kindlasti. Ja tegelikult on ju tore maakoolis, vaata, paljud õpetajad käisid kooli jalgrattaga, no mõned käisid meil ka bussiga kaugemalt, aga jah, kes ligemal olid, siis jalgrattaga või jala. Et ikka tee peal kogu aeg mõni õpetaja kõndis, kui sa ise liikusid. Jah, väga tore, väga tänulik oleme õpetajatele. Kokku saame, meenub mul kõik see. Kõnnin pargiteel, naeran vihma sees. Möödunud aja mälestused need. Ja ruumiks oli mõnus klass. Vähe võitu Nobel. Nii õnnelik ma olin, et kuis maitseks sügis kuldrenet. Oh jaa. Need hullud aastad, kui kord näis kooli lõpu poole. Kuid sisimas me teadsime, et vaid iseendale teadmisi juurde said. me elu šanss, kuid kiirelt tantsuks saigi lõpu valss. Aga ühesõnaga neid lugusid on meilgi juba siin kolmekesi nii palju olnud, et me ootame neid muidugi veel kõikide käest, kellel midagi meenub, et saatke neid meile, neid on tore edasi rääkida. Ja
kes teab, võib-olla paneme need lood kuidagi ka kirja ja kokku ja kokkutulekul võib-olla saaks seda ka kõike jagada, et võib-olla sünnib nendest isegi midagi suuremat edaspidi. Anname raamatu välja, eks ju. Miks mitte, et ikkagi tore meenutus aga nüüd sellest kokkutulekust peaks ikkagi täpsemalt rääkima, et plaan on see siis teha 4. juulil, algusega kell 3 päeval Vana-Koiala rahvamajas, nii sees kui väljas, hoiame pöialt, et on ilus ilm, suured soojad soovid taevataadi poole ja täpsemalt, mis seal kokkutulekul siis toimub? Kõigepealt me alustame kell 3, aga ei pea selles mõttes kohe kõik kiirustama kella 3-ks, vaid siis me ju registreerime, siis saab ringi vaadata seal, oodata oma sõpru, klassikaaslaseid, õpetajatega seal rääkida. Et me alustame päriselt ametlikult kell 4 ja kõik, kes siis soovivad ka veel sõna võtta, et sellest eelnevalt võiks ikkagi teada anda, siis me teame, kui palju aega selleks planeerida. Ja meil on siis mõeldud, siin vilistlased on teinud ettepaneku, et tahaks teha sellist mälestuspinki, mille me siis paigaldame, praegu on seal siis hooldekodu kooli asemel sinna territooriumile ja sellel kokkutuleku päeval siis tahaks seda pinki avada. Et kõik, kes siis teevad, kes soovivad osaleda pingi valmistamises, need tegijad on küll olemas, aga ka rahaline panus on väga oodatud, et võib teha siis vaba annetuse MTÜ Vana-Koiala kooli vilistlaskogu arveldusarvele. See arveldusarve on kooli Facebooki lehel olemas. Kellel ei ole Facebooki, võib võtta nii minuga, Ulviga, Vilvega, kellega iganes ühendust. Ja see saab olema ka reklaamkuulutustel. Ja see on ka reklaamkuulutustel. Et saab selle ülekande teha, samuti ootame tegelikult ka osalustasu enne kokkutulekut, et siiski seda raha oleks meil ürituse korraldamise jaoks enne vaja. Paraku jah, iga asi maksab. Just. Kui midagi organiseerida, siis päris ilma rahata ei saa. Aga on võimalus maksta ka koha peal, aga just, et organiseerimise jaoks on meil raha vaja enne. Et praegu on meid tegelikult toetanud ka natukene Põlva vald, et ka sealt me saame reklaami ja selliste väiksemate kulutuste jaoks seda toetust kasutada, aga oodatud on siis osalustasu. Ja aga suur tänu Põlva vallale selle toetuse eest, sest me kirjutasime ka projekti, aga sealt kahjuks rahastust ei saanud. Selles mõttes oleme tänulikud kõikidele, kes meid toetavad. Just. Ja see 100 aastat on ikkagi nagu nii oluline, et seda enam teist korda ei tule. Kindlasti mitte. ja tegelikult ei ole ka ju kooli kokkutulekuid enam päris pikalt olnud, et kahjuks meile ju vilistlasi enam juurde ei tule. Et kõik, kes on, et need on olemas ja saavad kokku ja saavad oma kontakte värskendada, nii et selles mõttes on see väga oluline sündmus. Ja tulge kindlasti kohale, kes vähegi kuskilt reklaami kuuleb või kellel on info olemas, jagage nendele ka, kellel ei ole seda infot. Me oleme küll üle Eesti saatnud igale poole seda infot välja, nii et tegelikult seda peaks jaguma. Ja meil on olemas kokkulepe ka hooldekoduga, et me saame seal territooriumil käia, et kes tahavad endast teha fotomeenutusi, siis on see võimalus seal olemas, et me teeme sellise ühise rongkäigu sinna ja siis saab hiljem seal pildistada ja siis selline meelelahutuslik osa algab meil kella 7 ja me oleme proovinud teha niimoodi, et meie esinejad on samuti kõik kas siis kooli vilistlased või kooliga kuidagi mingilgi moel seotud olnud inimesed ja meid on lubanud tulla rõõmustama lahedad mutid. Nende hulgas on meil 2 vilistlast ja siis üks kooliga tihedalt seotud inimene. Esineb Kätlin Vaher. Tema teeb siis tantsumuusikat. Tantsumuusika ja õhtul on siis peale seda
muusikat, on veel siis disko, nii et kellel on veel tantsimisest väheks jäänud, et siis on meil 2 diskorit, ka täiesti oma kooli inimesed, Tarmo Ploom ja Enn-Erik Tasso. Et me igal juhul ootame aktiivset osavõttu, tulge, saage oma sõpradega kokku, näeme vanu õpetajaid, koolikaaslasi, et igal juhul me väga ootame. Ja saatke ikkagi meile oma meenutusi ja lugusid kooliajast ja Siret, võib-olla sa ütled uuesti oma meiliaadressi, et kuhu võib neid saata? Meiliaadress on lillemae.siret@gmail.com. Aga samuti võib neid tuua ka paberi peal enne kokkutulekut või siis Facebooki kirjutada. Ja kokkutulekule võib ju kaasa võtta oma albumeid, et me küll sel korral ei tee sellist traditsioonilist fotoseina. Lihtsalt võtke kaasa oma albumid, et me saaks neid siis üheskoos vaadata, saate oma klassikaaslastega mälestusi jagada ja meenutada, et sellist traditsioonilist fotoseina me seekord ei tee, küll Rahvamajas teeme ühe sellise digitaalse esitluse, et kus siis on veidikene kooli ajaloost, on neid pilte ja kui keegi soovib sinna esitluse jaoks oma pilte või mingeid meenutusi saata, et siis need on ka väga oodatud. Ühesõnaga, selle aasta tähtsündmus toimub 4. juulil Vana-Koiala Rahvamaja juures algusega kell 3. Tule kohale, oled sa vilistlane, õpetaja või kuidagi muud moodi kooliga seotud inimene. Tule, meil on kõiki väga hea meel näha. Siis õitsesid sirerid toominga salud, kui meie jaoks olid nad õisi kõik täis, kas kevadest õnnest või südame valust, leo vallatu hõiskamas pilvedel käis. Kord tahaksin näha sind kevades veel, kord kohtuda sinuga pargi all veel, kord ütelda sulle, et sina vaid tead, ma vooruseks tunnistanud olen su pead. Kord ütelda sulle, et sina vaid tead, on vooruseks saanud su pead. Sa seisid mu kõrval, kui päikene loojus, kõik aastate tagant nii kaunina näib. Su hellus ja sõprus ja südame soojus, kui mälestus kaunis mu kaaslaseks käib. Kord tahaksin näha sind kevades veel, kord kohtuda sinuga pargi all veel, kord ütelda sulle, et sina vaid tead, ma vooruseks tunnistanud olen su pead. Kord ütelda sulle, et sina vaid tead, on vooruseks saanud su pead. Ja nüüdki veel meenud sa kevades mulle, ma tõstan pokaali su terviseks joon ja loodan, et viimased sügise lilled just sina kord kallis mu aknale tood. Kord tahaksin näha sind kevades veel, kord kohtuda sinuga pargi all veel, kord ütelda sulle, et sina vaid tead, ma vooruseks tunnistanud olen su pead. Kord ütelda sulle, et sina vaid tead, on vooruseks saanud su pead. On vooruseks saanud su pead. Siis õitsesid sirerid toominga salud, kui meie jaoks olid nad õisi kõik täis. Tänavu täitub 100 aastat Vana-Koiala kooli asutamisest. Armas vilistlane, õpetaja, kooliga seotud inimene. Tule, tähistame koos seda suurejoonelist sündmust 4. juulil algusega kell 3 Vana-Koiala Rahvamajas. Kõik aastate tagant nii
Lisainfot saab Facebooki lehelt Vana-Koiola kool või Siretilt telefonil 566 275 84. tahaksin